Kaunist keskhommikut, head kuulajad ja vaatajad. Ja täna on stuudios Keskerakonna esimees, Tallinna linnavolikogu juht Mihhail Kõlvart ja nagu ikka, Lauri Laats, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees. Ja teemadest täna alustame ühe mahahääletusega. Pikka aega suur skandaal olnud, mis toimus ERR-is. Rein Veidemann kaotas nõukogu esimehe koha ja mis seal rääkida, et uus nõukogu esimees Sulev Varner ütles vahvasti, et ega Veidemannile midagi hullu juhtunudki, et nõukogu liikmeks ta jääb ju edasi, aga nagu me enne saadet rääkisime, siis ikkagi see täiesti polariseerunud ühiskond, kus on siis tõmmatud nagu selline noaga keskelt suur vagu sisse ja sealt pritsib välja igasuguseid asju. Et Lauri, ütle mulle nüüd, kas sinu arvates tuleks ka vahetada ringhäälingu nõukogu, et nad tegelikult ei saa aru, mida nad tegema peavad. Kas sõnavabadus Eestis on tagatud? Ütle ausalt. Tead, vaadates, mis praegu Leedus toimub ja kuidas võideldakse ringhäälinguga, siis sellist võitlust kindlasti Eestisse nagu ei soovi. Aga mis puudutab üleüldist sellist kogu seda teemat ja millest nagu see sündis ja kuidas see nagu praegu tegelikult lõppes, tegelikult ei ole veel lõppenud, ma arvan, ta on mingine faas lõpupoole, kus siis tõesti Veidemanni siis võeti koha pealt maha selle tõttu, et ta ütles oma arvamus kui vanaisa ja isana. Ja seda hakati nagu pahaks panema ja siin ma nagu päris kindlasti ei saa nõustuda nende inimestega, et kes on pahaks pannud talle oma ausa väljaütlemise eest ja tagatipuks on siis veel poliitiline surve olnud ja tahe, kus siis Veidemann kaotas ka ERR-i siis nõukogu esimehe koha. Ja minust siin võib täiesti nagu välja öelda, et minust on olemas Eesti Vabariigis küll sõnavabadus, aga teatud teemadel. Ehk siis teemad, mis nii-öelda sobivad teatud ringkondadele, teatud poliitilistele ringkondadele, ütleme, et ka liberaalsete poliitiliste ringkondadele, siis need väljaütlemised kõik peaksid sobima, aga kõik, mis puudutab nagu nii-öelda sellist konservatiivset poolt ja ausat vaadet. Ja me teame ka seda, et ka ühiskonnas on ju tegelikult peaaegu juba 70% inimest, kes mõtlevadki konservatiivselt ja tegelikult Veidemanni toetavad, siis minast sellise praegusel sellisel eliidil, kes valitsevad Eestit, siis nendel täiesti puudub see arusaam, et kuidas siis inimesed mõtlevad ja kas see tegu, mis praegu tehti, et kas see nagu mõjub kuidagi halvasti või hästi ühiskonnale, et seda taju nagu üldse nagu ei ole. See on päris suur probleem ja see on päris pikalt juba kestnud siin Eestis. Mihhail, milles Rein Veidemann süüdi oli, et ametist maha võeti? Sinu meelest? Tead, ma arvan, et võib-olla oleks vaja meelde tuletada, aga kes on Rein Veidemann? Kirjanik, kirjandusteadlane, õppejõud, mis mina aru on väga oluline üks Eesti iseseisvumise tee rajajaid, rahvarinne eesseisu, aga ka asutamise komitee liige, erinevate riigi autasude kavaleer, riigi autasude kavaleer. Ja nüüd me saame signaali, et tal ei ole õigust midagi arvata. Ja siis tekib küsimus, aga kellel on siis Eesti riigis õigus midagi arvata? Kui Rein Veidemann ei saa jagada enda arvamust Eesti kultuuri ja väärtusruumi kohta, siis kes siis saab seda teha või defineerida või kes määrab meile väärtusruumi? Kas see on võib-olla meie peaminister ja tema siis sotsiaalmeedia kontod?
kust me saame nagu õiget signaali, mis on Eesti väärtusruum ja kuidas seda tuleb käsitleda. Ma arvan, et selliseid signaale on ühe otsusega antud väga palju. Et inimest on karistatud selle eest, et ta julges arvata midagi, mis ei ole kooskõlas konjunktuuriga. Ja konjunktuur antud juhul ei ole mingi üldine ühiskonna arvamus. Konjunktuur on mõned konkreetsed huvigrupid, poliitikud, no ja mis siin salata, meediakanalid. Ja kui sa julged arvata midagi, mis on konjunktuuri või siis õige peavoolu arvamusega vastuolus, siis sind tühistatakse. Ma arvan, et see on väga kindlad ja väga ohtlikud signaalid, mida ühiskond on praegu saanud. Ja keda valiti selleks, et selliseid signaale ühiskonnale anda. Kui juba Rein Veidemanniga saab niimoodi käituda, siis kuidas peab Eesti inimene ennast nagu tundma ja kuidas Eesti inimene peaks julgema midagi mõelda ja midagi öelda, kui riik ja veel eraldi küsimus, kes on antud juhul riik, sulle väga konkreetselt näitab, et on olemas õige ideoloogia. Ja kui on olemas väärtusruum, mida ei tohi arutada, siis see ei ole väärtusruum. See on ideoloogia. Kui on ideoloogia, mille vastu ei tohi vaielda, siis see on totalitarism. No me seda teame, see on klassika. Ajaloos on väga palju näideid sellele. Ma arvan, et see ei ole ühe inimese küsimus, see ei ole üks poliitiline vaidlus. See on väga süsteemne probleem ja ma arvan, et veel eraldi ohtlik on see, et keegi on otsustanud, et ongi õige selliseid signaale anda ja see keegi ei karda, kuidas ühiskond seda võtab vastu. Mulle tundub, et kõige kurvem selle loo juures on see, et karistatakse inimest oma isikliku arvamuse eest. Ja seal ei ole ju hinnang selles, et kas see isiklik arvamus on õige või vale. See on isegi nagu teisejärguline küsimus. Küsimus on selles, et kui ma kirjutan arvamuslugusid, kui ma mõtlen kõva häälega, et kas ma siis tohin oma mõtteid jagada või mitte. Või on niimoodi, et see on, ütleme, riigi poolt ette kirjutatud, mida näiteks Lauri Kass tohib mõelda? Vaata, see... no, minu kassil on tõesti väga palju häid mõtteid. Järgmine samm on, et riik otsustab, mida Lauri Kass tohib süüa. Ja, et vaata... ega Mihhaili nagu selline kokkuvõtt on ju väga õige ja väga sügav, et mis siis nagu üleüldiselt toimub ja kes see nagu nii-öelda kogu seda asja nagu juhib sellisel viisil, kus ta tõesti kujundabki sellise keskkonna, et teatud inimeste puhul arvamuste eest, mis nad väljendavad, toimub kustutamine. Ja see üleüldiselt ju külvab hirmu, ja need on need režiimid, mida me oleme ju tegelikult, vähemalt meie silmad kindlasti on näinud, et nii vanad me oleme ja ka kogenud. Ja tasapisi see asi vist hakkab nagu sinnapoole kiskuma, ja demokraatia egiidi all. Ehk siis nii-öelda meil on ikkagi, peaks ütlema, et varjatud vaenlane on täitsa platsis, Ja nüüd, kui ka võtta Riigikogu liikme staatus, et ka Riigikogu liikmel on ju tegelikult ju erinevad arvamused, lähtudes ka maailmavaates tihti peale, mis ka avalikult ju öeldakse välja, ja kui mingi hetk hakatakse ka Riigikogu liikmeid represseerima sellega, et kellelgi on õige arvamus, kellelgi on väga vale arvamus, ka see ju tegelikult tasapisi tuleb. Ja seda on näha. Aga siit on vahva edasi minna, et tegelikult ei tsenseerita üldse mitte ainult Rein Veidemanni, vaid ka president Alar Karist, kes
käis Kasahstanis riigi visiidil. Ma segan korra vahele. Vaata, see Lauri mõte on ju tegelikult nagu suurema mõjuga. Kui me räägime ühiskonna perspektiivist, ühiskonna eestvedajad on inimesed, kes julgevad arvata ja teha seda avalikult. Et ma arvan, et 35 aastat tagasi taas iseseisvumine oli võimalik just tänu nende inimestele, sealhulgas ka tänu Rein Veidemannile. Kui me praegu ütleme, et tegelikult meil selliseid inimesi ei ole, ja nüüd ma ei räägi mitte ainult Rein Veidemannist, ma räägin ühiskonnast, et kuulge, ärge siin eriti meile nagu enda siis mõtetega segage. Et siis ühiskonnas kaob initsiatiiv, julgus ja soov midagi muuta, sest muuta saavad ainult julged inimesed, kellel on enda arvamus. See võib olla ka vale arvamus. Seda kunagi ei tea, et kas on õige või vale arvamus, aga kui inimesi, kellel arvamust ei ole, sealhulgas ja eelkõige selliseid arvamusi, mis on peavalu vastu, siis arengu ühiskonnas kunagi ei tule. See on see kõige sügavam probleem. Ja veel üks aspekt. Tegelikult me saime veel ühe signaali selle looga. Me saime signaali, et kui sa esialgu, kui sul esialgu on vale arvamus, jutumärkides, aga pärast sa oled võimeline seda muuta ja tühistada inimest, keda sa oled esialgu kaitsnud, siis sa saad selle eest ka preemiad. Tema ametikoha. Inimene, keda sa oled kaitsnud, siis sa läksid tema vastu ja tänu sellele sa said tema ametikoha. Et reetmine on legaliseeritud? Primeeritud. Primeeritud. Ja see ei ole reetmine, see on midagi muud. No ta on reetmine ka ikka, mina tunneks, et natuke seda ka. Ja siis nagu ühiskonnale näidatakse, aga vaadake, kui sa käitud nagu korralikult, siis õigel viisil. Isegi kui esialgu sul oli mingi nagu vale arusaam nagu maailmas, sul on võimalus ennast nagu parandada ja siis selle eest tuleb ka nagu autasu. No, mis on? See on meie uus väärtusruum. Ma muuseas ei tea, kas sellega, Mihhail, ma ei tea, kas sellega kaasneb ka natuke rohkem raha. Tavaliselt nõukogu esimehed saavad natuke rohkem raha. Et ma arvan, et seal nagu see võib-olla raha küsimus ka äkki. See võib olla. Olgu. Ja mis see raha väärtus on? Tervitame Rein Veidemanni, Rein ära, heida meelt, sa oled tubli mees ja me hindame sind kõrgelt ja kõik on hästi. Aga lähme nüüd ikkagi sinna Kasahstani ja kas lähme koos sinna? Ja ma olen käinud, muuseas, mul on hea sõber Airat, kes elab Almatas, käisin mõni aasta tagasi seal, maailma tippkabetaja ja aga riik on tore, huvitav, põnev, soovitan kõigile, kes ei ole käinud, äge, aga nüüd lahvatas üks suur skandaal, vähemalt meedia pealkirjades tundus, et see on suur. Et kui sisusse minna, siis tundub nagu seda skandaali seal eriti ei olegi ja meie raadiokuulajatele lühikokkuvõte, hästi lühike kokkuvõte on see, et suursaadik soovitas presidendil võtta kõnest välja teravused Venemaa suunas ja president seda tegi ja suursaadik lasti ametist lahti. Et nüüd mul on selline huvitav küsimus, et miks selline skandaal üldse avalikkusesse lekkis, Mihhail? No, küsimus on tegelikult nagu rohkem, aga kui niimoodi... Vasta kõigile. Aga minu esimene selline mõte võiks olla nagu selline, kuna mina olen poliitik ja kõik poliitikud on rikutud erinevate mõtetega, siis aga kas on võib-olla presidendi kampaania algus ja antud juhul see on kampaania praeguse presidendi vastu. See on esimene mõte. Nüüd nagu teine mõte on see, et
aga võib-olla meil on ebaprofessionaalne diplomaatia. Et noh, selliseid asju ei tohi lekitada sel lihtsalt põhjusel, et see mõjutab meie positsiooni rahvusvahelisele areenil. Me ei ole nagu tõsiselt võetav nagu riik, kui sellised asjad nagu lekivad. Ja siin ei ole pistmist nagu demokraatiaga ja sõnavabadusega, et no see on nagu suure diplomaatia selline tööasi, mida inimesed omavahel arutavad, no ja seda lihtsalt ei tohi lekitada. Ja kui see on lekitatud ja see on lekitatud kõrgel tasemel tõenäoliselt, siis tekib küsimus, et mis on nagu selle eesmärk. No mina ütleks selle korra vahele, et no ma näiteks ei kujuta ette, et Putin oleks läinud Alaskale ja siis kõigepealt oleks sõimanud Trumpi ja siis Trump oleks sõimanud teda ja siis selle tulemus oleks sündinud rahuleping. No ma ei tea, võib-olla Putin isegi võiks minna Alaskale ja öelda, et kuule Trump, anna Alaskat tagasi ja selle eesmärgiga läks. Aga siis ta oleks natuke raha ka kaasa võtma, see mis kunagi sai, no pean silmas siis tsaar. Ja see raha muidu ei olnud väga suur. Aga no tegelikult see on nagu hea küsimus, et miks ta sinna üldse läks? Et kas tema läks sinna selleks, et kedagi õpetada või siis näidata, mis on meie manifest, poliitiline manifest, või ta läks mingi pragmaatilise eesmärgiga, et midagi saavutada. Ma võin vastata ära sulle, minu arvates oli ainuke põhjus sinna minna äridelegatsioon, ainuke põhjus, et ma ei suuda näha mingisugust muud põhjust, sest Eesti ja Kasahstani diplomaatilised suhted on siiski no mulle väljatud paistavad suhteliselt nõrgad. Ja vaata, ja selles ongi asi, et tegelikult poliitika peamine eesmärk on majandus. No, Euroopa Liidul samamoodi. Suuremas plaanis. Täpselt. Ehk siis huvid. Huvid. Ehk siis kui meie delegatsioon sinna läks, siis selleks, et tekitada ärisidemeid, mis oleksid Eestile kasulikud. Aga kui sa lähed kuskile, sa pead arvestama selle riigi keskkonnaga, traditsioonidega, ajalooga, poliitilise olukorraga ja nii edasi. Et kui sul on mingi huvi, sa ei saa minna ja kedagi õpetada ja siis öelda, aga nüüd teeme äri. Eriti, kui see on Aasia riik, no, see lihtsalt ei ole mõeldav, kui sa ei saa aru, kuhu sa sattusid. Absoluutselt. Et no, sa ei saa teha asju nii, nagu sa oled harjunud Euroopas või läänemaailmas. Sa pead aru saama, et seal on eripärad, millega sa pead arvestama selleks, et saavutada enda eesmärke ja selle nimetus on diplomaatia. Ja seda selle visiidi puhul no, vähemalt välja paistab nagu ei tehtud. Ei, no mulle tundub, et meie austatud president sellest lähtus. Ja ta saab aru, et tal on nagu suurem roll ja ta võib-olla tema soov oli võtta enda peale ka veel suurema rolli. Et mitte ainult esindusroll, vaid tuua ka kasu enda riigile, nagu seda teeb näiteks Soome president, kes teadaolevalt mängib Trumpiga golfi. Sõltumata sellest... Ja müüb talle laevu ja kõike muud. Ja miljardide eest, mitte miljonite, vaid miljardide eest. Sõltumata sellest, mida Trump mõnikord räägib või teeb. Ja ma arvan, et seda ta isegi ei kuule, et sellistel suurtel presidentidel, suurtel riigijuhtidel on selline komme, et nad on ühest kõrvast kurdid ja üks suupool on nendel alati kinni. Ja, aga nüüd kujuta endale, et Soome president läheb Ameerikasse, et golfi mängima ja siis ütleb, oodake, et enne seda, kui me hakkame mängima, mul on siin manifest. Ma loen teile ette, et kuidas tuleb elada, mida tuleb teha ja kus te eksite. Ja eriti tahan teid tahaksin öelda karistada. No, karistada vist ei saa Ameerikat, aga loen teile sõnad ette selle eest, mis on teie poliitika Ukraina suhtes. Kas aitab Ukrainat või aitab Soomet? Ei, mitte. Ja Soome president läheb mängima ja kindlasti räägib ka mesi juttu
selleks, et tema riik tänu sellele saaks kasu. Nii lihtne see ongi. Täitsa crazy, aga ma ei oska välispoliitika ongi crazy. Aga Lauri, kuule, mul on sulle nüüd ütleme siin, Mihhail pani nüüd suure pildi kõik paika. Kas ma kinnitan või mitte? Ei, mul on sulle selline küsimus, et sina oled tänase seisuga ainukene meist, kes saab presidenti valida. Ja sa saad isegi kandidaadi üles seada. No küll mitte üksi, 20 kolleegiga koos, aga ütle nüüd ausalt, et kas Riigikogus on juba ära otsustatud kuluaarides, et mis presidendist saab? Kas president jätkab, tulevad uued kandidaadid, hakkad ise? No vaata, ega see lugu, mis Karise osas praegu ilmus, on ju, ega see ju niisama ilma, et me kõik saame sellest aru. Ja mina seda küll tõlgendan kui presidendi kampaania algust, aga selles mõttes suures plaanis, et see kindlasti et kahjustada presidendi mainet. Ja, mis puudutab nüüd selle üleüldist sellist presidendi kampaania, et siis see on suunatud nii-öelda Karise osas just selles negatiivses suunas, mis peaks meile näitama, et hakkab võitlus pihta tema nii-öelda suhtes ja ju siis on olemas teatud jõududel, ma arvan, et praegu siis juhul siis Reformierakonnal ja võib-olla satelliiterakonnal Eesti 200 on nendel keegi teine kandidaat. Ja me hakkame seda nagu nägema, kus veel ilmuvad erinevad arvamused, erinevad mingisugused sammud ja teod, mida heidetakse Karisele ette. Nüüd teiselt poolt tegelikult on ju väga populaarse presidendiga meil tegu, et kui sa vaatad tema usaldusväärsust... No sa mõtled rahva hulgas, mitte Riigikogus. Ma arvan, et mis puudutab seda praegust usaldusväärsust, valitsususaldusväärsust, siis me oleme ammu aru saanud, et valitsus rahvast juba ammu ei usalda. Ja loomulikult nad ei saa usaldada rahvast ka selle arvamuse osas, et nad usaldavad presidenti. Nii et see konflikt on sees ja kahjuks läbi selle siis nii-öelda võitluse nad kahjustavad välispoliitikat ja ma arvan see näide, mis puudutab Kasahstani, on väga kahjulik meie üleüldisele diplomaatiale. Et see näitab tegelikult, kui väiklased ja nõrgad me oleme. Ja loomulikult on ju õigus, et kui sa lähed Mihhailil ja teie arutelul, et kui sa lähed isegi võõrriiki ja tahad seal nii-öelda ka mingisuguse tulemuse ära teha, tuua koju, on ta siis ärilised eesmärgid, on ta siis teaduse eesmärgid, lisaks ärimeestega suure delegatsiooniga oli ju kõik absoluutsed Eesti ülikooli direktorid kaasas, see on kultuuriliit, see on teadlaste liit, seal hästi palju kultuuritegelasi oli, ehk siis tegelikult see kogu see nii-öelda meeskond, kes siis saatis presidenti, oli märkimisväärne suur ja ma arvan, et need nii-öelda viljad, mis sealt võivad tulla, nad võivad päris lopsakad olla, aga see võtab kõik aega. Aga kõik see, mis puudutab praegu selle visiidi maha tegemist või tema ütlemise või mitte väljaütlemise, see kõik tegelikult jällegi devalveerib seda tööd, mis sai tehtud seal Kasahstanis. Nii et jällegi, sisevõitlus käib, presidendi valimised on tulekul ja see oli stardipauk. Nüüd, kui me räägime üleüldiselt, siis diplomaatia oskusest, siis loomulikult me peame siin päris palju õppima ja see kool, mis meil on siin saadud, see ei kanna vilja välismaal. Ja minu arust Kaja Kallas on väga hea näide. Ehk siis olles siin siis esipoliitik, siis minnes siis Euroopas uuele töökohale. Kusjuures Eestis ka väga populaarne, häälte arvult ikkagi suhteliselt tipus. Jah, selles mõttes oma ringkonnas. Ja, aga me saame aru ka, et kuidas need hääled tulid ja mille tagajärjel ja see oli nii-öelda tagajärg oli see, et lihtsalt ei räägitud tõtt, on ju. Et miks pärast siis ta sai nii palju hääli, on ju. Aga kulus täpselt nädal aega, kui saadi aru, et see poliitik, kes siin on tõesti populaarne, siis välismaal ta lihtsalt ei pela, on ju. Ja minast sellest me ei ole ka nagu õppust võtnud. Me ei ole õppust võtnud ja siis, kui Karis tegi need otsused, lähtuvad sellest, mis on Eesti riigile nii-öelda vaates parimad, siis kohe meie siin samas omad inimesed hakkavad peksma. Väga kurb. Presidendi valimistest ma arvan, me saame rääkida siin järgneva aasta jooksul väga palju, sest ma arvan, et see
elu läheb nüüd alles käima ja ma arvan, et kuidagi tundub niimoodi, et kui üks valimine on läbi, et siis tuleb kohe alustada uuega, võib-olla nüüd jõulurahu antakse, aga siis Mihhail, sa pead kogu aeg hakkama läbirääkimisi pidama, et kas sina kandideerid? Ma just kandideerisin, et mul on nagu tehtud, mul on 4 aastat amet olemas, et mul on lihtne, et nii et no ma räägin kabest praegu küll, aga lähme järgmise teema juurde ja Riigikogus juhtus selline huvitav lugu, et Lauri otsustas kaasa elada hasartmängumaksu alandamisele. Mihhail, kas sa tõesti arvad, et see oli hea mõte? Lauri elas kaasa. No ta elas kaasa, aga mina pean arvama. Ja, no ma küsin lihtsalt, et sa pead ju mõtlema nendel teemadel. Ja, no pakun jälle üldfilosoofiat. Lase käia. Ja, no esiteks Euroopa ja maailma praktika näitab, et see äri on alati hall või must tsoon. Et seda kontrollida on peaaegu võimatu, eriti kui see internetkasiino tuleb välismaalt. Seega, kas ja kui palju ta riigile maksab, suuremas plaanis otsustab see äri ise. Nüüd analüüsid näitavad, et tegelikult see alandamine raha juurde ei too, vaid vastupidi. Riik saab raha nagu vähe. Ja nüüd siis tekib küsimus, siis korralik mõjuanalüüs ei ole tehtud, aga Rahandusministeeriumi hinnang on pigem negatiivne. Ehk siis, kui isegi tulevad uued internetkasiinod, siis on suur risk, et koos nendega tulevad ka probleemid. Ja tõenäoliselt nad ei tule ka selleks, et siin rohkem maksta. Nüüd, kui see oleks nagu tõepoolest suur legaalne äri ja siis see mõjuanalüüs, mida äri teeb selleks, et kuskile kolida, on palju laiem kui ainult üks maks. Üldse vaadatakse, mis on maksukeskkond, mis on perspektiivid ja esimene küsimus suure äri puhul on stabiilsus. No seda meil näidata ei ole. Ehk siis, suuremas plaanis see ei ole ainult mõttetu asi, see on pigem kahjulik asi. Ja paralleelselt me näeme, et toiduainete käibemaksu alandamine ei ole praegusele valitsusele ja koalitsioonile teemaks isegi arutamiseks. Ma ei räägi isegi sellest, et seda aksepteerida, vastu võtta, vaid isegi arutada nad ei soovi. Ja see kuskil, ma ei tea, kapis unustatud. Samas see eelnõu menetleti kiirkorras ja võeti ka vastu. Ja loomulikult siis tekib küsimus, kelle huvides. Milleks seda vaja on ja kes nagu sellest võidab, aga kuna sellele küsimusele saab vastata tõenäoliselt inimene, kes seal Riigikogu koridorides käib tihti, siis pigem ma arvan, et Lauri sel teemal saaks rohkem rääkida. Nii, Lauri, kui nüüd sa saad valitsusse, siis millised oleksid sinu otsused selle konkreetse teema osas? Tead, vaata see, mis puudutab hasartmängumaksu langetamist. No esiteks, millisel viisil seda kõike tehti. Et tuli, ma vaatasin, et Eesti 200 idee, hakati korjama sinna allkirju selle seaduseelnõu juurde ja näha oli seda, et see on ühe erakonna selline programmiline osa, mida tahetakse täide viia. Nüüd see küsimus, et kes selle veel taga on. Sellele küsimusele vastust mul veel ei ole, aga küll ma saan seda ka teada. Kogu see olemus ja ka eksperdid, mis on juba välja öelnud, et et ta esiteks ei nähta tegelikult, et laekuks rohkem makse tänu sellele, et maksu nii-öelda langetamine toimub, et
põhjendati ju sellega, et kui me langetame hasartmängu siis makse, siis meil tuleb rohkem ettevõtteid tähendab suurem käive, suurema käive pealt suuremat kasumit, no ja siis hakkab riigile laekuma rohkem raha. Siis Rahandusministeerium selle kaardi lõi kohe maha, et ütles, et tegelikult ei ole. Ja mina saan aru, et miks pärast on nendel selline prognoos, negatiivne prognoos, sellepärast, et Malta on teatavasti see riik, kus need maksud on veelgi väiksemad ja noh, miks siis ettevõtted peaksid Malta vahetama siis Eesti vastu. Nüüd see siis musta raha legaliseerimine, noh, see on see nii-öelda keskkond, kus tihtipeale seda musta raha legaliseeritakse nende internetikasiinodes ja tuleb välja, et päris soodsalt, ainult pead maksma 4-5-6%, et no mis see siis ikkagi suur, väike protsent on tegelikult ära anda selle raha legaliseerimise eest, aga mis sellega kaasneb? Tegelikult sellega kaasneb meie riigi kahju maine tekib. Ehk siis me saame päris suure kahju tänu sellele, et me muutume sellise musta raha legaliseerimise riigiks. Ja tagatipuks me saame teada, et toimus koalitsiooni sees väga suur võitlus, et seda seadust tegelikult vastu võtta. Ja nii nagu ka Mart Võrklaev ja mõned ka teised Reformierakonna liikmed ütlesid, et nemad näevad selgelt, et see seadus on kahjulik, nemad tahaksid hääletada vastu ja väga paljudki fraktsiooni liikmed tahaksid vastu aga miks nad siis ei hääletanud? Aga sellepärast ei hääletanud, et on olemas nii-öelda erakonna distsipliin ja tõenäoliselt on olemas ikkagi selline, mitte tõenäoliselt, aga ongi, nii nagu väga paljudes asjades on juhatuse käsi, kes käseb poobi laseb, ütleb, et teie peate hääletama selle seaduse poolt. Ja teiselt poolt Eesti 200 ähvardas, et kui te seda seadust vastu ei võta, siis tegelikult koalitsioonil pikka iga ei ole. Ja nii nagu ta ka Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles otse eetris ERR uudistele, et kui seda seadust ei oleks vastu võetud, no siis ei oleks ka eelarvega, asi oleks eelarvega ühel pool. Ehk siis eelarve oleks ka vastu võetud. Ja see oli otseselt ähvardus, see tähendab seda, et riigimehelikkus... Ei, no see oli poliitika, Lauri, no mis sa räägid? See on otsene ähvardus. Siin ei ole rohkem mingisugust juttu, mingisugust riigimehelikkusest. Siin on tegemist pantvangi kriisiga, kus tegelikult see kõik toimub meie väikses Eesti armsas riigis, kus kaubeldakse tegelikult seadustega, ähvardatakse, et kui neid seadusi, mis mõjutavad hästi palju tegelikult olukorda, eriti mis puudutab seda hasartmängu nii-öelda keskkonda, kui neid asju vastu võeta, siis on olemas meil teised meetmed, millega me seda asja korrastame. See on väga nii-öelda selgelt pantvangi kriis ja riigimehelikkusest siin ei ole juttu. Ja kui me räägime üldiselt, kas tasub Reformierakond, ükskõik mis seaduse eelnõuga nad Riigikokku tulevad, seal võivad olla ka ju mõned ka head seaduse eelnõud, siis kui sul usaldus juba puudub. No kuidas see võimalik on, et on mõni hea ka? Kuidas sinu suust kõlab see küll nüüd teravalt? Ega selles mõttes osad, mis puudutab sellist nii-öelda Reformierakonna ideoloogiat, eriti siis maksunduse osas, no seal on kindlasti väga suured erisused meil on ju. Et me oleme kindlasti tunduvalt solidaarsema maksusüsteemi poolt ja kõik nii edasi, aga on olemas täiesti sellised korrastavad seadused, mis teevadki nii-öelda igapäevase elu natukene võib-olla lihtsamaks on ju protsesse, nende poolt tuleks ikka hääletada ja poolt loomulikult, aga kui sa oled juba sellises hoiakus, et sa tead, et võib-olla nendes seadustes on midagi veel 2 rea vahele jäänud, siis sa mõtled, kas sa ikkagi saad seda toetada või mitte, on ju. Ja minu arust see viimane Peeter Pärtel pere väljaütlemine, see, mis puudutas kogu seda Tallinna protsessi, kus ta tunnistas, et kogu see lugu tasuta lasteaedade ümber, et kus me soovisime tasu kaotada, siis Reformierakonna tuleb telekas ja ütleb, tegelikult see, mis puudutab lasteaiatasu nii-öelda kaotamist, tema ei ole kunagi seda toetanud, tema kunagi seda toetama ei hakka, aga anti mul käsk kätte Reformierakonna juhatusest, tema pidi seda asja ajama, tegelikult see näitabki, et seal süsteemis, selles erakonnas ja need erakonna liikmed töötavad nii riigisüsteemis, kohaliku omavalitsussüsteemis, on tas Riigikogu liikmed, volikogu liikmed, ministrid, kes tegelikult teevad väga palju asju vastu oma tahtmist ja see on väga suur probleem.
See on päris hirmus, mida sa praegu rääkisid. Alar Karis tegi vist ka vastu oma tahtmist kõne ringi, sellist muljet üritati meile jätta. Aga kahjuks täna meil on saate aeg kohe otsas. Viimane küsimus, Mihhail, sulle. Et ütle, kuidas on võimalik, et koalitsioon on kokku leppinud, et ta valib linnapea ja koalitsioon ja opositsioon saavad täpselt sama palju hääli, nagu Narvas juhtus? Selline järsk üleminek. Mina arvasin, et ma kõigepealt ütlen, et ikkagi au Laurile, et kui Lauri suudab kommenteerida seda, mida ütleb Pärtel-Peeter Pere, see on ikkagi väga kõrgtasemeline poliitiline analüüs. See vastab tõele. Aga vaata, selline veel nagu järeldus, et muidu ju majanduse vedur on ju eksport ja mulle tundub, et praegune valitsus leidis vähemalt 2 lahendust, et nüüd Eesti on vangla ja rahvusvaheliste kasiinode paradiis, et nüüd me ei tahaks olla Riigikogus ega ka riigis. ja no kasiino selles mõttes nagu väga sümboolne, et kuna kasiino toob sõltuvuse probleeme, siis mulle tundub, et meie valitsusel ja koalitsioonil on see juba nagu tekkinud, et nad kogu aeg mängivad maksudega ja loodavad, et sellega midagi võidavad ja kogu aeg kaotavad. Ja siis tuleb uus mäng, uus panus ja jälle kaotavad. Ja see panus kindlasti toob ainult kahju. Nii, aga tahad ikkagi see ma tahan ikkagi, et sa ütled ühe lause, kas järgmine nädal räägime Narvast ja linnapea on valitud vastas ei või jaa? Räägime. Selge. Suur tänu, head kuulajad ja vaatajad YouTube'is ja Raadio 7. Eetris oli Keskhommik ja stuudios oli Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhina Janek Mägi. Kaunist keskhommikut!